Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Täna on ta siis päev, kus osalen vägilase jooksul. Teen seda esimest korda ning mõtlesin, tulen vaatan ennem rada natuke ja tutvun takistustega, mis siin siis mind ees ootamas on. Lisaks avastan ka seda Rummu karjääri, pole siin ennem käinudki. Ja siin taga paistabki selline mäemassiiv, mis on siis karjääris tekkinud. Aga head vaatamist! Stardimaterjali sain kätte, iga võistleja saab siis sellise särgi ja kiibi. Kiip tuleb siis panna korralikult ümber jala, et see siis võistluse jooksul ära ei tuleks. Esimene takistus, ülevalt alt. Praegu siis on lühema distantsi jooksjad, kes alustasid ennem. Pinnas mäe peal õnneks ei ole väga liivane, siis annab tõugata, aga ettevaatlik tuleb olla, et siin puujuurikate ja igast konaruste juures oma jalga ära ei väänaks. Siin takistuse puhul siis on ilmselt see, et maad ei tohi puudutada, vaid autorehvi kasutades pead ühest äärest või sealt otsast siia jõudma. Üks takistus on see, et tuled joostes siit alt mööda kanjonit, on siis kanool, ja tuled siit siis üles ja üles tulekul kasutad siis köie abi, et siit üles saada siia mäe peale. Palun ole ettevaatlik, siit joostes ilmselt tuled ja kui juhtub, et komistad siin juure otsa, siis põmdi lendadki siit alla. Eks see võistlemine on oma riisikul. Rummu karjäär. Siit siis kaevandati paekivi. Tööjõuna kasutati ka Rummu vangla vange. 90-ndatel enam ei pumbatud vett siit karjäärist välja ja siis hakkas põhjavesi vaikselt siia kogunema. Nii et nüüd siis on osad majakesed üle ujutatud. Ja nagu näha, on tekkinud selline supluskesklus või selline suppi laenutada. Ja siit paistab veel ka kokkusattumisena samal päeval, kui toimub siis vägilase jooks, toimub ka Rummu festival. Siin siis on ka juba lava üles seatud. Ja tegelikult selline interaktiivne või selline vaba aja veetmise keskus on siin tekkinud ja eks selle üle tuleb ainult rõõmustada. Võistlusrada ise teeb siin siis mäe peal sinka-sonka, nahalindid on tähistuseks. Aga kui on omal tahtmist siin matkata, siis Rummu siin mägi või karjäärimägi pakub väga ilusaid vaateid ümbruskonnale. Ma nüüd ei teagi, kas siia tulekuks on mingit piletit vaja või mitte, et kogu seda kompleksi külastada. Aga matkamise mõttes tasub siia täitsa tulla küll. Täitsa omaette huvitav on need erosioonijäljed, kuna siin taimestikku mäe peal ei ole. Ja näha, kuidas on tekkinud sellised korralikud vaod, kus siis vesi on uhtunud kogu seda pinnast alla. Ja on ka tekkinud huvitavad sellised sakid siia. Mudavann. Siit siis läbi ja pärast on veel torutakistus peale. Ahvi takistus. Kui ära ei tee, siis 20 kosmonauti. 30 pördiga kaotab väga palju. Seega peale sellise nagu jooksele.
raja viimane takistus on Pendel. Nüüd siis kõige raskem ütleks, et oli kanjon üles või siit mäest üles juba jooksu lõpuosa. Väsinud ka. No nii. Vägilase jooks on tehtud. Kõige rohkem tunnen head meelt selle üle, et suutsin kõik takistused läbida, ei pidanud kosmonaute tegema. Sellel palaval päeval olid loomulikult veetakistused täiesti omal kohal, jahutasid mõnusasti maha. Nii hetkel vähegi võimalik tahab ennast proovile panna, siis kindlasti soovitan. Minu poolt aga näeme uus. Üritust on ka tulnud turvama hävitajad.